Tere õhtust! Jätkame järjekordse Välisministeeriumi mälusarja, millel nüüd on uus nimi, Meie inimesed, saatega ja hea meel on siin stuudios tervitada mitmekordset ministrit ja suursaadikut Jüri Luike. Tere, Jüri! Tervist! Tere, Martin! Rõõm on sind tervitada siin vabas ja ripumatus Eestis, Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigi pealinnas. Ja see, et see kõik nii on loomulikult suures tänu ka sinule. Sa oled ju selles asjas olnud kättpidi sees viimased 30 aastat. Aga võib öelda, et mul on kaks suurt proovikivi siin tänase vestluse eel. Et esiteks muidugi ettevalmistused võiksid ju olla sina siin küsitlejast, et sina diplomeeritud ajakirjanik. Ja teisalt viimase 30 aasta jooksul, kuigi võib-olla sa ei ole selline esimene valgusvihtu trügija, on sinust ikkagi olnud sinuga päris palju intervjuusid, portreelugusid, aga sellegipoolest üritame leida neid ka mõned uued nüansid sinu rikkalikus töömehe tees. Aga esmalt enne, kui läheme päris algusesse, oleks huvitav meenutada 3 hetke. Aastat 1996, aastat 2007 ja aastat 2021. Need 3 hetke, mil sinust sai Eesti Vabariigi suursaadik NATO juures. Võib-olla esimest korda vist oli küll esmalt suursaadik Brüsselis, aga sellegipoolest meenuta neid hetki ja millist mõtetega sa läksid, millise eesmärgiga, milline oli see rahvusvaheline kontekst ja keskkond, mil sa siis avasid selle Eesti esinduse ukse, iga kord vist ka erinevas füüsilises asukohas. Ja, kui ma läksin kõigisse nendesse 3 ametisse, mis kõlavad enam-vähem ühel moel. Tõsi, esimene kord oli minu ametinimetus suursaadik EAPC juures, siis Euro-Atlandi partnerlusnõukogu. Tollel ajal me muidugi ei olnud veel NATO liikmed, aga siis 12 korda juba siis alaline esindaja NATOs. Ja tõepoolest kõik need 3 tööd on olnud täiesti erinevad. Võiks arvata ju, et tõesti oled ühes ja samas kohas. Aga esimene kord oli muidugi seotud sellega, et me tahtsime NATOsse. See oli pigem niisugune lobitöö. Käisime ringi igal pool, kuhu vähegi sisse pääsesime. Tutvustasime kõikvõimalikke Eesti saavutusi, aga pakkusime ka kõikvõimalikke erinevaid variante, et kuidas NATO poole liikuda. No, näiteks tollel ajal me käisime lauale niisuguse idee nagu NATO assotsieerunud partner. Või täpsemalt isegi assotsieerunud liige, mis oli siis teataval määral analoogne Euroopa Liidu niisuguse mudeliga. Seda isegi päris pikalt arutati ja lõpuks otsustati, et seda siiski ei kasutata. Nii et ja teine asi oli see, et tuli luua mingisugused töötingimused. Seepärast, et tõepoolest meie saatkond, ka NATO saatkond asus hoopis ühes väikeses majas Tervüürini ääres väga kaugel NATO peakorterist. Ja siis meile anti ruumid. Need ruumid tuli sobivaks teha ja tuli leida esimene tiim, kes hakkas siis Eestit NATOsse suruma. Seal oli alates Toivo Klaarist ja lõpetades Sven Sakkoviga ja üsnagi tuntud nimed ka tänasel päeval. Sander Soone ja Erik Marmei. Nii et seal oli igasugu vahvat rahvast. Teine kord, kui ma olin juba alaline esindaja, siis tekkisid probleemid, mida lühidalt võiks kokku võtta sellisena, et kas see oli see NATO, mida me siis tahtsime, kas see oli see NATO, millesse me astusime, et Eestit kaitsta. Seepärast, et NATO sisuliselt kollektiivkaitsega üldse ei tegelenud. Olid sellised suurprojektid või suurmissioonid, põhiliselt muidugi Afganistan, aga endiselt ka Kosovo. Aga mis veel olulisem, üldse see, et rääkida näiteks, et Eestil võiks olla kaitseplaan. NATO võiks koostada sellise plaani, kas või mingi rudimentaarse raamistiku. Meid vaadati täiesti nagu jahmunud pilguga, et milleks vabandage seda vaja on. Et näiteks see kaitseplaani kättesaamine. See oli mitme aasta pikkune võitlus. Me alustasime
niisugusest tegevusest, mille nimi on prudent planning. Lihtsalt meie sõbrad, kõrgemad Ameerika sõjaväelased võisid ise teha teatavaid plaane, et igaks juhuks valmis olla. Ja lõpetasime siis sellega, et kui ma sealt lahkusin, siis tõepoolest oli meil olemas ametlik kaitseplaan. See kaitseplaan muidugi oli teistsugune, kui ta tänapäeval on, aga ta oli siiski olemas. Ja tollasesse NATO mõtteviisi õnnestus meil ka ikkagi tagasi tuua niisugune kollektiivkaitse mõtlemine, kas või väga natukene, aga siiski. Aga lihtsalt tolle aja meenutuseks. Ma olin seal ju aastani 2012, mis ei olegi nii ammu. Tollel ajal töötas väga aktiivselt NATO-Vene nõukogu. Venelasi esindas seal tuntud Vene poliitik Dmitri Rogozin ja näiteks NATO nõukogu koos peasekretäriga käis külas Vene valitsusel Sotšis. Ja me isegi külastasime toonase president Medvedevi villat või seda nimetati suvilaks, aga ta oli pigem nagu loss. Ja seal toimus NATO nõukogu ja siis Venemaa presidendi niisugune ühisistung. Et kui me mõtleme, kuhu me täna oleme jõudnud, siis päris raske on seda ette kujutada. Rasmussen veel tantsis pärast, oli niisugune venepärane niisugune vastuvõtt ja üldiselt NATO liikmed olid kõik väga soliidsed, aga siiski mäletan, et Rasmussenile tundus, et peaks kuidagi aktiivsemalt demonstreerima ka niisugust sotsiaalset poolt. Ja siis nad koos Rogoziniga tegid ühe niisuguse, nimetaksin seda nagu kasakate tantsu. Et jah, sellest on ju polegi väga palju aega möödas. Ja nüüd on siis hoopis kolmas lugu. Nende tänase päeva lugude nime kindlasti ka jõuame. Endal tuleb meelde kohe võib-olla üks uudisnupp, mille ma leidsin 97. aastast, kus toonane peasekretär Solana augustis 97 läks nädalaks ajaks puhkusele Moskvasse. Oli Vene valitsuse kutsel, et ajad olid teised. Aga lähme võib-olla täitsa tagasi täiesti algusesse, sinu lapsepõlve. Oled pärit, nagu öeldakse, haritlaste või intelligentide perekonnast, su vanemad olid arstid, onkoloog, isa, ema, röntgenoloog. Mis on need mälestused lapsepõlvest, kodust, mis on sind mõjutanud nagu inimesena? Jaa, see on niisugune alati raske küsimus. Ma arvan, et vanemad, ma ei oska isegi tuua niisugust väga kindlat näidet. Ma usun, et see vanemate mõju oli ju nagu igal ühel ikkagi märkimisväärne. Nagu sa ütled, et haritlased ju Eestis seisavad niisugusel ka nõukogude ajal, eriti arstid, neil oli teatav niisugune mõtlemisvabadus või arste peeti niisuguseks eraldi staatuseks. Ja ühelt poolt võib-olla arstid ei tegelenud otseselt poliitikaga, aga teisest küljest nad olid ikkagi alati niisugused vabad inimesed ja kogu see vanemate niisugune tutvusringkond ja see ka kindlasti mõjutas. Ja kooli läks siis Tallinna 7. keskkooli. Tuntud kool, paljude selle põlvkonna diplomaatide kasvulava, teisi kolleege, kes seal koolis on käinud. Ja nii palju, kui ma olen suutnud leida, siis meenutusi sinu õpetajate poolt, siis vähemalt keskkooli sa ei olnud nagu kõige lihtsam õpilane, vaid kaldusid ka polemiseerima ja vaidlema. Vastab see tõele? Vastab tõele. Esiteks ma pean kohe ütlema, et ma olin üsnagi vilets õpilane, et kui vaadata niisugust hinnete skaalat. Eriti reaalainetes ei tundnud ennast pehmelt öeldes väga tugevalt. Aga ma rääkisin juba varasest noorusest päris hästi inglise keelt, nii et kuna see oli ingliskeelse kallakuga kool, siis see teataval määral päästis mind välja. Ja just selles, kui me räägime nõukogude ajast, siis me peame kogu aeg otsima neid niisugusi vaba mõttekanaleid. Selles 7. keskkoolis olid ka just need inglise keele õpetajad. Olid selline rühm inimesi, kellel oli ikkagi suuremad vabadused, kuna nad rääkisid teistest riikidest, teistest
kultuuridest. Noh, minu näiteks inglise keele õpetaja oli Kristi Tarand, Andres Tarandi õde, kes ka niisugusest tugevast haritlusperekonnast andis meile väga palju niisugust lisakirjandust ja teavet, mida me ütleme lihtsalt ei oleks kätte saanud. Liia Rajandi, kes oli meie inglise kirjandusõpetaja, väga tuntud tõlk ja ütleme kõrgklassi intellektuaal. Nii et see 7. keskkool oli neile niisugune teatav varjupaik. Nad said seal tunda ennast vabamalt. Aga kuskil 10., 11. klassis hakkas juba, tekkis minus niisugune esinemispisik. Ma osalesin mingitel debattidel ja pidasin kõnesid ja me lavastasime näidendeid ja üks meie näidend isegi keelati ära, mida nagu ikka tuleb pidada suureks auks. Sellepärast, et üks õpilane tõi kooli niisuguse väikese pulstunud raamatu, millel oli ingliskeelne pealkiri Animal Farm. Ja siis me seda lugesime ja kuidagi koomilisel kombel ei olnud keegi meile tundus see väga ja nagu teksti väga vaimukas. Ja siis me tegime sellest näidendi. Ja kui oli siis näidendi ettemängimine tähtsale komisjonile, siis eriti inglise keele õpetajad muidugi tundsid kohe ära, et tegu on tuntud Orwelli raamatuga Animal Farm. Ja siis see, ütleme, keelustati. Kasutati seda vormelit, mida tollel ikka kasutati, et lapsed teile endale on parem, kui te seda ei tee. Aga see 7. keskkool oli ikka niisugune suhteliselt elav asutus. Tollel ajal ta tundus hirmus repressiivne. Tagantjärgi oli ta ikkagi suhteliselt okei. Ja keskkool lõpetasid sa 84. aastal, ajal, mil esimene sekretär vist oli Tšernenko, mu mälu mind ei peta, ja astusid Tartu Ülikooli või TRÜ-sse tol ajal. Algselt ma, nii palju kui ma aru saan, ei astunud see teps mitte ajakirjandusosakonda või teaduskonda, vaid mõtted olid isegi nagu juura peal. Absoluutselt. Aga vist dekaan vist andis sulle sellise sõbraliku soovituse, et võib-olla sinusugusel inimesel nende elavate mõtetega ei ole võib-olla kõige parem siia tulla. Ja sattusid hoopis ajakirjandust õppima. Marju Lauristinil vist olid teistsugused hoiakud. Olid teistsugused hoiakud. Ma arvan, et see juuradekaan oli Advik Kiris. Ja siis seal oli tõesti niisugune protseduur, et peale seda, kui sa oled oma eksamid ära teinud või vist juba enne seda oli vestlus dekaaniga. Ja dekaan küsis mult väga soliidselt, et mis teie eesmärgid noormees on, et mida te tahaksite siin juuras teha õieti. Ja mina ütlesin, et ma tahaks õigluse eest võidelda. Ja siis Advik Kiris vaatas mind niimoodi poolviltu ja siis ütles, et ma võin teid aksepteerida, et see ei ole probleem. Hinded on okei, aga et mõelge veel, põhimõtteliselt ta ütles mulle, et see ei ole mingi õiguse eest võitlemise koht. See oli muidugi tollel ajal, Nõukogude ajal, Tšernenko ajal. Ma tean, et hiljem ikkagi juristid tegelevad õigete asjadega. Aitäh. Aga siis Marju Lauristinile oli täpselt vastupidine seisukoht. Tema jaoks jutt sellest, et ma tahan õiglusest võidelda, tundus väga klappivat ja kuigi mul ei olnud paljusid neist materjalidest, mis noorel ajakirjaniku püüdlejal oleks pidanud olema, klipid raadios ja televisioonis, ma ei tea, lõiked ajalehest Pioneer või Horisont, siis ta ikka võttis mu vastu, mis oli väga kena. Mulle tundub, et see tudengipõlv ja see sõpruskond, kellega sa seal nagu tuttavaks said, sõbraks said, et see on tegelikult päris palju mõjutanud sinu edasist elu, et kõik need erinevad aruteluklubid 97. aastal loodud EÜS seda Liitsium, see tudengiteater Valhalla ja loomulikult ka EÜS ise, mille taasasutaja sa oled 88. aasta
detsembrikuust, et kus mõtled selle selle kamba peale, selle nende inimeste peale, et paljud on ju jätkuvalt sinu sõbrad ka tänapäeval, et kuidas te üksteist leidsite ja kuidas te üksteist mõjutasite, et räägi võib-olla natuke sellest ka, sellest ajast ja sellest sõpruskonnast. Jaa, no minu ülikoolis käimine oli ju selles mõttes ikkagi niisugune vabastav kogemus, et Moskvas sai võimule Mihhail Gorbatšov 85. aastatel ja siis hakkas kogu asi väga kiiresti liikuma. Ja muidugi noored üliõpilised olid need, kes said aru, kus suunas tuul puhub ja võtsid maksimumi sellest, ütleme, et kindlasti õppejõudude jaoks meie tegutsemine võib-olla ei olnud alati kõige mõistlikum ja kõige ettevaatlikum ja viisakam, aga me kasutasime neid võimalusi täiega ära. Ja üks asi, mis tollel ajal ju täiesti puudus, oli niisugune tsiviilühiskond. Ütleme niisugused kõikvõimalikud tudengite organisatsioonid, see oli kõik kompartei ja komsomoli all. Niisugune aus üliõpilane ei võtnud seda kõike üldse tõsiselt. Ja siis me ütleme, et kõigepealt võib-olla saades innustust Marju Lauristinist lõime niisuguse debatiklubi Alternatiiv. Pärast siis koos ajaloolastega juba taastasime või ütleme, et proovisime kõigepealt luua ühe üliõpilasseltsi, et vaadata nii-öelda, kuidas on süsteemi vastupidavus sellele. Ja sealt edasi siis oli meil juba küsimus, et kas siis taastada EÜS, väga paljud ajaloolased, eriti kes õppisid tollel ajal ülikoolis, nende vanemad või sugulased olid EÜS-ist pärit või tollel ajal oli niisugune väga liberaalne vibe, et oli ka terve punt inimesi, kes ütlesid, tuleks taastada näiteks EÜS Veljesto, teha hoopis niisugust, panna niisugust vaimu nii-öelda põhiliselt, et kellele ei meeldinud see EÜS-i niisugune väga süsteemne ja korrastatud teataval määral korporantlik lähenemine. Aga lõpuks siis me läksime EÜS-i taastamise teed ja tõepoolest need samad seesama esimene see söötus, kus me taastasime EÜS-i, need inimesed valdavas enamuses on jäänud minu sõpradeks, kas siis mõned on lähemad, seal näiteks Indrek Tarand või Erik Kross või Indrek Kannik. Mõned on võib-olla kaugemad, aga alati, kui vähegi võimalik on, kohtume nendega ja see on väga tore. Sest tollel ajal oli niimoodi, et see ajakirjandusosakond oli hästi väike. Ja ta oli tegelikult loodud professor Johan Peegli ja Marju Lauristini jõupingutuse tulemusena, kes uskusid, et tuleks välja koolitada eestimeelseid ajakirjanikke ja siis paisata neid igale poole nõukogude lehtedesse üle kogu Eesti. Ja teataval määral see töötas, mitte alati, aga teataval määral see töötas, aga fakt on see, et meid oli hästi vähe. Ja siis me tegelikult graviteerusime inimestega, kellega meil oli kõige rohkem ühist, ehk siis nagu ajaloolased, kes olid huvitatud poliitikast, rahvusvahelistest suhetest, loomulikult ka ajaloost, oli enam-vähem need samad teemad, mis meid huvitasid. Nii et, aga meil oli ka inimesi, kes nägidki oma rolli hoopis nõukogude ajakirjanikuna ja läksidki mingisugusesse rajooni NSV lehte. Ja kas vastab ka tõele kuuldus, et oled ka teinud ebaõnnestunud küll sisseastumiskatseid Lavakasse? Olen teinud Lavakasse. Mis ei takistanud muidugi sinul tudengiteatris Valhalla kandvaid rolle etendamast. Jah, see teater oli selline meie niisugune, ütleme see kanal, kus meil tõesti oli võimalik saada kokku sellise Eesti kõrgema klassi vaimuinimestega.
teatrilavastajatega, näitlejatega, kirjanikega. See oli niisugune, ta oli omalaadne nagu kultuuriselts, sellepärast, et need etendused, ütleme, need Valhalla kõige kuulsamad etendused, Tudengiteatri kõige kuulsamad etendused olid pealkirjadega Siuru ja Noor Eesti, mis räägivad iseenda eest. Ja tegelikult me võib-olla oma tudengliku hooga aitasime kirja- ja vaimuinimesi kiiresti lõhkuda ära kõik need nõukogulikud barjäärid. Väga paljudest kirjanikest ju ei tohtinud üldse rääkida, nagu näiteks Hendrik Visnapuu ja Artur Atson ja paljud teised. Ja kuigi Nõukogude julgeolek tekitas meile kohati probleeme nende inimeste Eesti kultuurilukku tagasitoomisega. Aga nagu öeldud, noortel tudengitel ei tundunud see kõik nii hirmus ja tollel ajal oli Nõukogude julgeolekuteenistused muidugi kaotanud juba selle oma põhilise vägivaldse jõu, mis neil oli enne Gorbatšovi aega. Nii et jah, tekkis niisugune, ma ei tea, kuidas seda nimetada, taristu organisatsioonidest, seltsidest, teatrist ja see see oli niisugune kandev tsiviilühiskond, mis mõjutas ka ülikoolitööd ja väga paljud asjad, nagu seesama Valhallaga ja ka EÜS, ka nii-öelda Eesti arengut. Pärast seda või isegi viimase kursuse ajal sa liikusid Vikerkaarde ja kuulates seda kõike, mida sa oled rääkinud, tundub see täitsa selline loomulik valik, et sa läksid Vikerkaarde tööle mitte võib-olla Rahva Häälde või Noorusesse, mis oli ka teine päevaleht, kui ma õigesti mäletan. Ja seal sa vist kaua ei püsinud, nagu öeldakse, et ajakirjandus võib kõike saavutada, kui sealt õigel ajal ära minna või lahkuda. Ja hoopis siirdusid Eesti Instituuti, kuhu kutsus siis sind Lennart Meri. Võib-olla räägi paari sõnaga, kuidas üldse sinu ja Lennart Meri teed ristusid. Mina olen kuulnud lugu, et Lennart oli helistanud Jaan Krossile, kes omakorda oli helistanud oma pojale, kuna Lennart otsis noori inimesi. Ja Erik Kross siis tundis noori inimesi ja siis kas see vastab tõele või on seal mingid muid lugusid veel? See on täpselt tõsi, et Lennartil oli üks niisugune väga selge arusaam, et kui luua mingeid niisugusi Eesti struktuure, nii-öelda piltlikult öeldes siis taastada Eesti Vabariiki, siis seda saab teha ainult noortega. Et see niisugune vanema põlvkonna, eriti bürokraadid, et need tundusid sellised, keda on siis vaja pikalt ajalt ümber õpetada ja nendega vaielda ja selgitada. Aga Lennart uskus siis, et noored on selline materjal, kes saavad kiiresti aru sellest, mida ta räägib, kes on vähemalt osa neist piisavalt läänelikud, et haakuda kohe sellega, mida Lennart tegi tollel ajal. Ja mida ta tegi, oli ka see, et ta rajas niisugust võrgustikku organisatsioonidest ja tollel ajal võib-olla ei olnudki väga selge, miks ja mil viisi neid täpselt vaja läheb. Aga põhimõtteliselt oli ikkagi idee selles, et rajada niisugune välisministeerium ja siis, kui tekkis võimalus, siis väga paljud neist inimestest liitusid päris ministeeriumiga. Aga Lennart suutis parteibossidele selgeks teha, et brittidel on Briti instituut ja sakslastel on Briti nõukogu ja sakslastel on Goethe instituut ja nii edasi. Ja et Eestil peab olema Eesti instituut. Ja kuna tolle aja parteibossid, nende jaoks oli kõik see väga uus ja Lennart oli kuidagi, andis neile nõu, et mida teha läänelikult ja nagu ägedalt ja siis loodigi see Eesti instituut, see sai natuke raha ja asus tööle 2 toas selles samas majas, kus praegu asub Kaitseministeerium. Nii et oma hilisemas elus olen ma mitu korda sinna majja tagasi pööranud.
ja noh, Lennart ju saatis ka kohe välja kõikvõimalikud esindajad, Eesti Instituudi eksperdid üle terve maailma ja noh, tema nägemuses siis pidi sellest kunagi kasvama niisugune esindajate ja esinduste võrk. Ma ei saa öelda, et ta nägi nüüd seda võib tagantjärgi öelda, et ta nägi nüüd täpselt ette, kuidas see toimuma hakkab. Aga see ei olegi oluline, ta lõi selle potentsiaali neist inimestest, sellest niisugusest toimimispõhimõttest ja kui tekkis vajadus, siis oli kogu see struktuur võimalik kasutusele võtta. Ja see võimalus avanes, kui kevadel 90 temast sai siis Edgar Savisaare valitsuse välisminister ja loomulikult ta kutsus nii-öelda oma noored kaasavõitlejad kaasa. See võttis natuke aega, sisemist veenmist, nagu ma aru saan, kuid te siiski teatud pundiga sinna läksite, moodustasite sellise Lennartile otse alluva poliitika osakonna. Ma olen lugenud täna kindlasti väga palju erinevaid lugusid, erinevaid meenutusi sellest 90. aastate alguse välisministeeriumist ja see tundub mulle natuke nagu tänapäeval mingi bändi või startupi loomine, et sul on töötajaks hirmus palju, 24/7, kõik on väga dünaamiline, vaja on leida nagu rahastajaid või investorid välismaalt või neid vähemalt, kes usuvad sinu lugu, et osaleda siis järgmistes nii-öelda rahastusvoorudes või siis paralleele võib tuua väga palju, et kas kindlasti on, kui tihti sa mõtled selle aja peale tagasi, et tegemist oli vist äärmiselt sellise nagu huvitav, intensiivse, dünaamilise ajaga. See oli tohutult huvitav aeg. Sinu võrdlus startupiga, kuigi ma ei ole ise üheski startupis töötanud, aga nii palju, kui ma olen filmidest näinud, et see oli täpselt nii, et tegelikult meil olid küll igasugused ametid seal, mingi büroo juhataja ja büroo juhataja asetäitja, aga see kõik oli täiesti kokkuleppeline või praktiliselt suvaline. Et oli olemas esimene poliitiline osakond, kellega siis Lennart suhtles ja seal ei olnud tähtis, kas sind nimetati büroo juhatajaks, asetäitjaks, deskiks või osakonna juhatajaks. Ja siis oli teine osakond, kuhu siis olid valdavalt paigutatud need endised, ütleme, paar niisugust nõukogude diplomaati, kes oli jäänud. Üldiselt Lennart lasi ju lahti kõik, kes seal Eesti NSV välisministeeriumis olid. Ja nendega ta jällegi ei suhelnud üldse. Et see oli, ma kujutan ette, neile inimestele oli see inimlikult suhteliselt keeruline. Aga ta suhtles täpselt nendega, kellest mingit kasu oli. Ja tõepoolest me moodustasime ju selles mõttes niisugune huvitava kogumi, et üldiselt me olime ju ikkagi veel Nõukogude Liidus, kuigi ebaseaduslikult, aga nii-öelda struktuuris me olime sees. Kogu majandus suhtlemine käis läbi Moskva. Savisaar sõitis Moskvasse ja ajas välja fonde ja limiite, nagu tollel ajal see asi käis. Ja siis oli välisministeerium, kes siis tegutses õigusliku järjepidevuse printsiibil. Ja muidugi need kaks maailma tihtipeale põrkasid. Ja meie olime siis Lennarti tiim ja tuleb öelda, et me olime kohati ikkagi nende Savisaare inimestega suhteliselt pingelistes suhetes. Ja siin on meil võimalus vaadata ka mingit pilti siit vastavast perioodist. See oli kas nüüd 90. või 91. aastal, ma saan aru, et see on Londonis, aga umbes selliste puntidega me siis käisime Eestit suureks rääkimas. Ja ütleme niimoodi, et Lennarti üks lemmikväljend tollel ajal oli, et Eesti ei ole oblast. Ja sellega oli tegelikult suur probleem, seepärast, et ütleme, Savisaare tiim, kes käis kogu Moskvas ja Leningradis ja nemad pidasid seda ikkagi suhteliselt solvavaks.
aga Lennart rõhutas kogu aeg seda, et me peame sellest olemasolevast niisugusest hallist Nõukogude tegelikkusest, me peame selle Eesti kuidagi üles leidma ja välja vormima. Ja tegelikult see oligi see, mis see oli see, mida ta tegi. Tema ja teataval määral ka tema tiim, me esindasime välismaal Eestit, mis tegelikult oli olemas pigem nii-öelda vaimus. Siin on USA asevälisminister Kurt Campbell ja deskohvitser, State Departmenti deskohvitser Paul Goebel. Ja nad on tulnud tooma USA tunnustust või diplomaatiliste suhete taastamist. USA pidi valima väga täpse formuleeringu, sest USA ju mäletatavasti hoidis kogu aeg Eesti, Läti, Leedu saatkondi avatuna ja tegelikult oli olemas seaduslik Eesti esindaja Ernst Jaakson. Ja ameeriklased pidid siis selle oma mittetunnustamispoliitika siis kuidagi eriti keeruline oli see ajal, mil meie iseseisvus ei olnud veel üldiselt tunnustatud. Sest ameeriklased ju võtsid vastu näiteks Edgar Savisaare Valges Majas. Arnold Rüütli. Võtsid vastu Arnold Rüütli. Mina olen käinud koos Arnold Rüütliga Valges Majas, mis tolle ajal noorele jumbule oli muidugi täiesti vapustav kogemus. Aga Jaakson ei käinud meiega kaasas. Jaakson piltlikult istus pargipingil ja ootas. Ja see oli, ameeriklased mängisid seda mängu tegelikult tagantjärgi vaadates väga peenelt ja see õigusliku järjepidevuse niisugune niit. See kordagi ei katkenud ka perestroika ajal, sest perestroika ajal oli ka inimesi, kes ei näinud seda vajadust, kes rääkisid, et võib ehitada mingisuguse uue Eesti Vabariigi. Ja Lennart muidugi üsnagi tugevalt võitles nende inimestega. Ja meie nii-öelda Lennarti poisid koos temaga. Tollel ajal see joon sise- ja välispoliitika vahel, mis täna on siiski suhteliselt nagu selge. Tollel oli see väga hägus, et toonane välisministeerium nägi ennast ikka niisuguse action grupina, kes peab tegutsema nii väljas kui ka sees. Et me ei tõmmanud seda piiri väga selgelt. Hoida joont. Et kes tahavad sellest ajast juba rohkem lugeda pooldokumentalistikana või lugeda toonase välisministeeriumi pressiesindaja Mihkel Muti raamatut Rahvusvaheline mees. Aga 92. aastal olid siis põhiseadusjärgsed Riigikogu valimised. Ja sina olid ju diplomaat, aga ometi see sama punt, kes seal poliitikaosakonnas siis toimetas, te kõik nagu in corpore siirdusid poliitikasse, et Isamaa tundub selline loogiline nii-öelda erakonna. Aga kas sul tekkis mingid küsimused või kas sa tegid nagu sellise selge vahe sisse, et nüüd ma olin nii-öelda riigiteenistuja ja nüüd ma lähen poliitikuks või see kõik oli siuke väga orgaaniline? Tollel ajal oli see üsnagi orgaaniline. Sellepärast, et välisministeerium oli tollel Toompeal, seal, kus praegu on väliskomisjon, kus Lennart Meri kabinet on see kabinet, kus praegu istub väliskomisjon selle pika laua taga. Ja ütleme, et vastasmajas või vastastiivas käis siis koos Eesti Ülemnõukogu, mis oli siis tolleaegne parlament ja selle niisugune meie sõprade tiib olid siis kristlikud demokraadid ja ei mäleta, mis nende parteide nimed täpselt olid, aga see oli siis punt, mida juhtisid Mart Laar ja Illar Hallaste. Ja nemad olid meie väga sagedased külalised, Mart oli ka ise ajaloolane, ta oli ka ise osales EÜS-i taastamisel, me tundsime teda isiklikult väga hästi. Ja nii, et see, ütleme, välisministeeriumi esimene osakond ja see poliitiline rühm Laari Hallaste juhtimisel, see tegutses üsnagi ühtse grupina.
Ja siis, kui esimestel valimistel siis otsustati osaleda, siis meie jaoks tõesti oli see niisugune loomulik üleminek. Sest nagu ma ütlesin, tollel ajal kõik ajasid Eesti asja, kõik pingutasid selle nimel, et Eesti saaks läände ja see, mis on see sinu niisugune institutsionaalne tööriist täpselt. See ei olnud tollel ajal tõesti. Vähemalt mulle ei tundunud see oluline. Ei tundunud selline suur hüpe. See ei tundunud, tollel ajal ei tundunud suur hüpe. Ühelt poolt teise. Ja siis sa said küll päris toeka häältesaagi 92. aastal, aga siiski liikusid valitsuse liikmeks portfellita ministriks. Võtsid tööotsa üle toonaselt riigisekretärilt Uno Veeringult ja hakkasid siis kureerima Eesti-Vene läbirääkimisi, mis oli mitu korvi. Ja sinu selleks nii-öelda counterpartiks või inimeseks, kellega läbirääkimisest tuli teiselt poolt pidada, oli siis Vene välisministeeriumi selline kogenud diplomaat Vassilis Viirin. Teil oli teatud ealised erinevused. Ta vist oli sinust umbes 40 aastat vanem. Aga samas oli seal ainukene asümmeetria, et oli ka see, et sina olid valitsuse liige ja tema oli ikkagi küll Vene välisministeeriumi diplomaat, aga siiski see otsustustäius, mis selle rankingu inimesel on, ei pruugi olla vist ülemäära suur. See läbirääkimiste lugu, selle kohta on mingid teatud meenutusi, aga mitte ülemäära palju. Mis sa ise, kui sa vaatad selle ajale tagasi, et mida sa näed kõige keerulisema küsimusena, mille üle kõige rohkem siis läbi räägiti ja jageleti või kuidas sa ise meenutad seda üldist dünaamikat seal nende paari aasta jooksul? Jah, sellest niisugusest üldisest nii-öelda olukorrast ja seesama, et meie ead olid väga erinevad ja sellest on ju tegelikult räägitud ja võib-olla sellest sisulisemast poolest on tegelikult vähem räägitud. Ka sellest on räägitud, kuidas me lennatiga Moskvas käisime ja need on kõik niisugused peaaegu mütoloogilised lood. Aga tegelikult läbirääkimistel oli 4 korvi. Esimene oli siis vägede väljaviimine, mis oli minu jaoks absoluutselt kõige tähtsam. Teine oli humanitaarküsimused, kus venelased põhiliselt tegelesid sellega, et nad survestasid meid venelastele Vene elanikkonnale andma Eesti kodakondsust, viidates 1991. aasta jaanuaris alla kirjutatud Eesti-Vene suhete aluste lepingule, mis kirjutati alla sellel mälestusväärsel hetkel, kui Jeltsin käis Eestis. Ja seal oli tekstis oli üks niisugune asi, me võime ette kujutada, see oli praktiliselt sõjaolukord, kirjutati seal, ütleme, Lippmaa, Rüütel, Savisaar, kes seal juures olid, tekst ei olnud võib-olla selles osas väga hästi koostatud, võib-olla ka prooviti Jeltsinit, kes ju tollel ajal võttis ikkagi väga suure riski siia Eestisse tulles. Lõpuks Gorbatšov oli otsustanud ikkagi jõuga maha suruda Balti iseseisvusliikumise. Ja venelased siis kasutasid seal teatavaid paragrahve ja survestasid meid ja meie muidugi ütlesime, et olete kõigest valesti aru saanud ja nii. See oli humanitaarkorv. Siis oli korv, mis puudutas majandusküsimusi. Siin oli tegelikult päris palju teemasid, sest me olime ju äsja Nõukogude Liidust lahti murdnud, aga väga paljud tehased olid niisugused koloniaalinstrumendid ju tegelikult, ma ei tea, see mingid voltad, viigatelid. Ja seal oli päris palju niisuguse asju, kus me pidime ennast ka majanduses lahti kruvima ja lahti haakima. Ja nii et see oli tegelikult päris oluline korv ja ütleme, kõige suurem teema oli seal Nõukogude riigivõla küsimus. Et venelased proovisid meile kaela määrida osa Nõukogude Liidu tolleks ajaks juba hiigelsuurest riigivõlast ja leidsid, et me oleme sellest mingit erakordselt kasu lõiganud, et nemad on kunagi kelleltki laenu võtnud. Ja me muidugi jällegi saatsime nad
pikalt. Ja 4. korv oli siis piiriküsimused. Et tegelikult läbirääkimised piiri üle, mis ei ole tänaseni jõudnud ratifitseeritud lepinguni, algasid juba 91. aastal. Ja seal me olemegi koos suursaadik Sviriniga, kes oli siis Vene valitsusdelegatsiooni juht. Iseenesest see staatus oli selles mõttes päris kõrge, et näiteks läbirääkimistel viibis pidevalt Vene laevastiku, mitte Vene-Balti laevastiku, vaid kogu Vene laevastiku ülem, admiral, kelle nimi mul praegu on meelest läinud. Otšenkov? See vist oli mingi muu. See oli teine. Paldiski. See oli Paldiski. Admiral. Okay. Aga ja seal muidugi oli siis kõige suurem küsimus oli siis, mis puudutab vägede väljaviimist, kus admiral ja kõik teised kõrged sõjaväelased tegutsesid meie vastu. Seal oli siis muidugi põhiküsimusteks olid sõjaväepensionärid, mis nendest saab. Ja siis, ütleme, kogu see sõjaväepensionäride niisugune sotsiaalsed olud ja nii edasi. Nii et see oli üsnagi keeruline kontroversiaalne küsimus. Ja loomulikult oli ju kõigile selge, et kui me ei saa Vene vägesid välja siit, siis ei ole meil millestki muust rääkida. 93. aastal said sa kaitseministriks ja 94. aastal välisministriks. Lennart, kui ta ükskord 91. aasta sügisel naases Moskvast, arutasid pruuli ja jõid konjakit, mõtles, et Jüris peab saama enne 30. eluaastat välisminister ja isegi said varem. Ja mõtleme selle aja peale, siis kindlasti seesama eelpool mainitud juulilepped on kindlasti selle aja kõige olulisem välispoliitiline tegu, saavutus. Et kas sul tundub, et see, mis reaalselt sellega saavutati, oligi see hetk, kui me ikkagi meie teed läksid meie osades saatuse kaaslastest päris korralikult lahku. Mõtleme täna, millega peab vastu seisma näiteks Moldova või Gruusia, et sealt algas meie teine käik kui iseseisva riigina. Päris kindlasti, et me olime ju ka Moskvast vaadatuna niisuguses eraldi tsoonis, et ütleme, meid ei peetud päris endiseks liiduvabariigiks, aga teisest küljest Moskva ei käsitlenud meid ütleme, sellise Kesk-Euroopa riigina nagu Poola, Tšehhi, Ungari ja seetõttu ka vägede väljaviimine Balti riikidest oli palju keerulisem operatsioon, sest ka lääneriikides vaadati tihtipeale seda asja läbi niisuguse Moskva vaatevinkli või Moskva maailmapildi. Nii et venelased mängisid väga palju sellele, et Balti riigid on omaette case ja me viime siin Saksamaalt välja ja Poolast välja ja need lepingud on kõik tehtud, aga et Baltide puhul me peame veel nii-öelda mõtlema. Ja see, et õnnestus nad välja saada just täpselt sellel hetkel, mil hakkas Euroopa Liidu ja NATO avanemine. See on terve omaette protsess, seal on erinevad faasid, aga põhimõtteliselt oli see just see, ma ütleksin, aken oli juba sulgumas. Sest ühel hetkel, kui venelased oleksid väga selgelt tajunud, et nad suudavad meie liikumist aeglustada sinna, nendesse organisatsioonidesse, siis on täiesti võimalik, et nad ei oleks ka neid vägesid üldse välja viinud või oleks viinud tont teab kuna. Nii et see oli tõesti viimane hetk ja me hiljem nägime, kuidas see toimib piirilepinguga. Sest piirilepingu puhul oli väga selge, et venelased pikka aega uskusid, et nad selle lepingu abil suudavad siis meie liikumist Euroopa Liitu ja NATO-s aeglustada. See lõpuks ei osutunud tõeks. Põhiliselt tänu sellele, et me suutsime tõestada, et see lepe seisab puhtalt venelaste taga ja et meil ei ole venelastega mingisugust piirikonflikti või piiritüli, nagu me praegugi näeme iseenesest, see ei ole meie tegevust mitte mingil viisil
takistanud see piirileppe puudumine. Aga tõepoolest, sellest hetkest, kui Vene väed välja läksid, me mõtteliselt nii-öelda liitusime selle niisuguse Kesk-Euroopa pundiga. Me omandasime sama staatuse, kuigi me ei olnud Varssavi paktis, vaid olime olnud neelatud Nõukogude Liitu, siis see, et me saime vägedest lahti, lisaks ka muidugi meie üldine poliitika, demokraatia, turumajandus, kõik see, meie nii-öelda läänelikkus, mida Lennart Meri väga hästi kehastas. See aitas meil sellesse rongi hüpata, mis siis viis, nagu ameeriklased ütlesid, Euroopa taasühendamisena. Me olime selles pundis, keda oli siis vaja taasühendada. Ja olid riigid, kellel kahjuks ei olnud selleks isegi mingit lootust tollel ajal. Valijad Virumaal hindasid sinu tegevust mulgas ka vägede väljaviimisel ja premeerisid siin üle 4500 häälega. Mäletan, et ise olen Virumaalt pärit, aga ealiste iseärastuttu tol hetkel valida ei saanud küll, aga tegid seda minu vanemad. See on isiklik väike ekskurs, aga liigume võib-olla natuke edasi. Ma tean, et pärast sa läksid siiski täiendasid ennast Carnegie's, selle võib-olla peatume natuke hiljem. Alustasime meenutusi Brüsselist 96. aastal, aga 99. aastal Mart Laar, kes oli siis võitnud valimised, mõneti isegi ootamatult, arvestades olusid, mis olid seal 90. lõpud, ja tegi sulle sellise ahvatleva pakkumise naasta kiirkorras tagasi Eestisse. Ja missioon oli ju tegelikult väga selge. Mis asja sa sinna kaitseministrina ajama läksid? Et kui sa mõtled nüüd kogu selle protsessile, mis seal 90. teises pooles käis, PFP värk, mis nii-öelda meie osasid Kesk- ja Ida-Euroopa riike, kes tundsid, et nad on väga kindlal teel, et natuke isegi närvi ajasid, et kas mitte ei ole mingisugune alternatiiv. Või siis see, et me saime siiski mapi seal 99. aastal, et mis hetkel sa ise tundsid, olles kaitseminister aastal 1999–2002, et nüüd on see nagu see teetähis, et nüüd tagasi enam ei ole võimalik enam seda perspektiivi bussi keerata, et nüüd on see ikkagi nii-öelda, me oleme teinud nii palju, olukord on soodne, liitlased on pardal, et mis hetkel tundsid, et on käes? Tõsi on see, et Mart mulle helistas, kui ma olin NATO-s saadik ja ütles, et ma olin teda viimased aastad tüüdanud kogu aeg rääkides, mida kõike tuleks teha Eesti riigikaitses teistmoodi. Ja Laari saamine teist korda peaministriks oli tõesti üllatus. Ka selle tõttu, et toonane kolmikliit, kui see loodi, siis tehti niisugune lepe enne valimisi, et peaministriks saab see, kelle erakond saab kõige rohkem hääli. Ja kõik arvasid, et selleks saab Siim Kallas. Mõned arvasid, et selleks saab Andres Tarand, kes oli tollel mõõdukate juht, ja tegelikult sai hoopis uuesti Mart Laar. Ja siis tõepoolest Mart kutsus mu kaitseministriks ja tollel ajal see töö oli üsnagi keeruline, sellepärast et ütleme, et niisuguses kaitseministeeriumi sisemaailmas põrkusid tegelikult kaks maailma. Üks oli, siis nimetame neid tinglikult niisugusteks Soome poisteks või neiks, kes tahtsid rajada niisugust Soome talvesõja stiilis massiarmeed. Ja teisest küljest siis neiks, kes otsisid ka Eesti kaitse ülesehitamisel ikkagi niisugusi koostööpunkte ja koostöövõimalusi eelkõige NATO-ga. Samas mõlemad pooled toetasid reservarmee jätkamist. Nii et see vaidlus oli kohati ikkagi väga terav ja kohati lõi ka välja Eesti ajakirjanduses erinevatel moel ja erinevatel viisidel. Aga ma arvan, et see oli iseenesest vajalik ja ühel hetkel mulle tundub, et õnnestus need kaks niisugust puud kokku viia. Ja selles hetkeks, kui tekkis see võimalus
selleks hetkeks me olime ka omalt poolt valmis. See on väga oluline, seda ma olen ka alati rääkinud teistele riikidele, kes NATO-sse püüdlevad, et sa kunagi ei tea, millal see hetk võib tulla. Aga sellel hetkel ei tohi miski jääda sinu enda taha. Sinu riik peab olema valmis. Ja meil ju tegelikult juhtusidki terve hulk asju, millest võib-olla kõige dramaatilisem oli 9.11, mis muutis kogu niisugust julgeoleku mõtlemist. Riigid hakkasid ühiselt võitlema terrorismi vastu. See, et Balti riigid on raskesti kaitstavad, see ei tundunud enam nii suur probleem olevat, sest kes meid oleks rünnanud. Paradoksaalsel kombel oli Venemaal võimule saanud uus liider, kes oli alguses proovis omas niisugust vägagi demokraatlikku maski. Ja nad olid suured sõbrad George Bushiga. Nii et kui tekkis NATO-sse saamise oht Balti riikidele, siis Putin ütles, et ega see meile ei meeldi, me ei usu, et see Euroopa julgeolekut kuidagi parandab, aga ega me sõtta sellepärast ei lähe. Ja siin me näemegi NATO peasekretäri, kes surub kätt toonasel Eesti õhuväeülemal Teo Grüneril. Mõneti ebaõiglaselt inimlikus mõttes sel hetkel, kui me NATO-sse kutsuti Prahas, sina enam minister ei olnud, aga see on poliitika. Aga ikkagi naasisid välisteenistusse ja sina olid üks väheseid, kes meil on siis roteerunud mitte erinevate pealinnade vahel, vaid ka roteerunud järjepidevalt poliitika ja välisteenistuse vahel. Ja mis on huvitav võib-olla märkida on see, et iga kord, kui sa oled siis ministriametit tagasi tulnud, on sind suursaadikuks määranud valitsusse, kellega sinu koduerakond ei ole nagu samas valitsuses või on opositsioonis. Ehk siis see näitab võib-olla sinu isiku partei üles, bipartisan, nagu öeldakse Ameerikas, toetust. Aga kui sa vaatad nagu välisteenistust nagu ühe selle rajana, et kui oluline üldse sinul on nagu, üleüldine apoliitilisus, sest et kiusatust ju on päris palju, vaatame teisi riike ka, seda leida exiteid inimestele välisteenistuses. Ma arvan, et see on väga oluline ja ma usun, et see tee, mis valiti, ehk siis niisuguse professionaalse välisteenistuse loomine, et see on ainuvõimalik tee. Siin võib vahele öelda, et lõpuks alati on mingeid erandeid ja ka teistes riikides on neid erandeid. Isegi näiteks Soomes, kus on ka väga niisugune tugev korporatiivne välisteenistus, ka seal on olnud erandeid, kus on tõmmatud juurde uusi tegijaid. Ka Eestis ütleme, ma ei tea, alates Mati Maasikast ja lõpetades Hannes Hanso väga paljude teistega, et nad on kindlasti olnud heaks lisanduseks. Aga ma arvan, et see niisugune üldine tüvi peaks olema ikkagi professionaalne välisteenistus ja need üksikud võib-olla, kes tulevad väljast, see kohe distsiplineerib ka neid. Et nemad ikkagi liituvad siis selle profide grupiga. Ja tõepoolest, mind on määratud välisteenistusse ja ju siis need inimesed, kes on mind määranud, on uskunud, et ma lähtun sellest välisteenistuse Hippokratese vandest nii-öelda ja ajan Eesti riigi asja ja võib-olla üks põhjus on ka see, et ka kõigis oma ministriametites olen ma proovinud niisugusest eredast parteipoliitikast hoiduda ja ajada ikka seda niisugust Eesti asja, et ma ise ei ole enda mõtetes teinud nii drastilist vahet enda kui ütleme seal kaitseministri või enda kui NATO suursaadiku vahel, kuigi loomulikult institutsionaalselt on väga selge vahe olemas. Pärast Eesti saamist NATO-sse sa siirdusid juba 2003 Washingtoni ja pärast seda uuesti nüüd liitlasena Brüsselis alaliseks esindajaks. Et see oli huvitav aeg. Selles mõttes, nagu sa mainisid, et Ameerika tegeles sõjaga terrorismi vastu, väga olulised olid operatsioonid.
NATO pidi olema ka seal relevantne, muidu ta läheb nii-öelda ärist välja, nagu ütles senaator Lugar vist out of business, et ja tundub, et see nii-öelda Vene-Gruusia konflikt siiski ei olnud nagu päris selline, midagi muutus, aga ei olnud päris selline häirekell võib-olla, aga 2012 liikusid sa suursaadikuks Moskvasse. Just see ajal, kui just olid Polotne need rahutused, ja kui sa vaatad seda aega, sa olid seal väga keerulisel ajal, kui algas siis Vene-Ukraina sõda, Krimmi annekteerimine, et kui sa vaatad seda aega, siis kas see tee, mis Venemaa, kuhu me oleme jõudnud, et kas oleks võinud olla ka mingi teistsugune tee või on see nii-öelda ette määratud, et kui sa käisid Carnegie analüütikuna Moskvas, siis juba 96. aastal sa ikkagi tuvastasid seal väga erinevate inimeste seas väga tugevaid sellised imperialistlikke instinkte, et kui sa mõtled selle nii-öelda Venemaa arengutee peale, et kas oleks võinud olla ka teistsugune kurss? Võib-olla alustan sellest samast Washingtonis teenimisest, et tegelikult ma põrkasin selle teemaga juba kokku 2007, kui toimus esimene niisugune putinlik agressiivne akt, see oli siis küberrünnak Eesti vastu ja rünnak Eesti saatkonna vastu. Ja siis tegelikult rünnati ka Eesti saatkonda Washingtonis, nimelt sealsed Vene üliõpilased, ja siit ma jõuan selle sinu küsimuse vastuseni, sealsed Vene üliõpilased, kes õppisid George Washingtoni ülikoolis, sidusid ümber saatkonna Georgi lindid öösel, tegid niisuguse protestiaktsiooni. Hommikul siis sealt samas ülikoolis õppiv Valgevene opositsiooniliige saatis meile pildid kõigist neist üliõpilastest. Nad olid ise pilti teinud ja need üles pannud kuskile niisuguse ülikooli, ma ei tea, kas oli Facebook, aga ühesõnaga mingisugustesse albumitesse ja me andsime need Secret Service'ile ja need poisid ja tüdrukud saadeti välja. Nad ei tajunud, et juba tollel ajal nad olid võõral maal, nad ründasid veel teise maa saatkonda, mis on USA's föderaalkuritegu. Ja samal ajal see riik, USA, oli neil võimaldanud õppida niisuguses demokraatlikus ühiskonnas ja nad ei olnud sellest midagi omandanud. Nad kohe, kui kell käis Moskvast, nad kohe asusid tegutsema ja rikkusid ära meie ei rikkunud ära, aga sidusid Georgi linte ja tegid mingit niisugust jama. Nii et selles mõttes selle teemaga puutusin juba ka Washingtonis kokku. Ja tõsi on, et Venemaal on niisugune see, mida me Lääne-Euroopas nimetame valgustusajaks. See on nagu tegelikult olemata või selline Vene ühiskond ei ole kunagi olnud nii avatud, et ta oleks tekitanud sõltumatu kodanikkonna inimesed, kes hindaksid oma väärtust, mitte ainult vaates kodanikriik, vaid enda kui inimese väärtust. Seetõttu ei ole suudetud ka rajada ju korralikult toimivat eraomandit, kohtusüsteemi, nii et tegelikult need samad demokraadid, kellest mina lootsin tohutult palju, sest see esimene Jeltsini tiim, see oli ju ikkagi väga demokraatlik niisuguse Vene standardi järgi. Aga nad jätsid nii paljud asjad tegemata. Nad jätsid korraliku põhiseaduse tegemata. Pärast nad tulistasid tankidest Venemaa riigituumat ja siis kirjutati valmis 93. aasta väga niisugune presidentlik põhiseadus, mis kehtib tänaseni ja ega väga paljudes oma sammudes ei ole Putin läinud välja tänase Vene põhiseaduse raamidest. See on väga presidentaalne põhiseadus, mis kirjutati juba Jeltsini alguses. Nii et kogu see viis, kuidas erastamine läbi viidi, mis tegitas rahva seas raevu
eraomandi vastu ja ka eraomanike vastu. Ühesõnaga, nii palju asju tehti valesti, et see on tegelikult masendav ja need inimesed nagu ei tajunud, et see kõik võib neile endale väga süngelt tagasi tulla. Ja nii me ju teamegi, et hiljem Venemaa toonane esimene asepeaminister Boris Nemtsov leiti hiljem siis tapetuna hoopis Kremli lähedaselt sillalt ja ma olin ka sellel ajal Moskvas, kui see Nemtsovi tapmine aset leidis, mis oli üks niisugune eraldi märk sellest, kuivõrd sügavale on Vene režiim langemas ja Vene ühiskond langemas. See Boris Nemtsovi tapmine, sellele järgnenud suur rahvarongkäik oligi võib-olla üks viimaseid demonstratsioone, mida Moskvas lubati. Moskvast mõningase kergendustundega võib-olla pärast 3-aastast lähetust juhtisid sa Kaitseuuringute Keskust, tuntud mõttekoda Think Tank. Ja pärast kerget tuuleiili, ma mäletan 9. korrusel Välisministeeriumis, kus said sa asekantslerid lühikest aega, said sa kõne Isamaa esimehelt, ma eeldan, toonaselt, kes tegi sulle vastupandamatu kutse naasta Eesti poliitikasse. Kui lihtne see otsus oli, et see oli Jüri Ratase esimene valitsus ja pärast siis muidugi see teine valitsus, mida me kõik mäletame. Ja küsiks ka selle kohta, et seal oli selline huvitav erakondade koosseis, et kui lihtne oli sul ennast veenda minema ühte valitsusse ka EKRE-ga. Et me teame, kuna sa oled sellest ka avalikult rääkinud, et see otsus vist ei tulnud kõige lihtsamalt, aga mis sind nagu ennast veenis, et see otsus on vaja teha? Minu jaoks oli see Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus väga oluline projekt. Ma olin tegelikult ka selle loomise juures, ma olin selle suur entusiast ja me tegime seal minu arvates väga olulist tööd ja see keskus töötab minu arust väga, väga hästi tänase päevani. Jah, ta on riigi poolt finantseeritud, aga ta samas toodab tekste, mis minu arvates on täiesti iseseisvad ja sõltumatud sellest nii-öelda riigi finantseeringust. On ka olnud mitmeid väga kriitilisi tekste ja see ongi hea think tanki kõige olulisem omadus minu jaoks. Aga mis seal salata, et kui sa oled olnud pikka aega nagu niisuguse tegev võimu juures või tegev värgi juures, et siis ühel hetkel sulle tundub, et selles akadeemilises keskkonnas sinu panus ei ole nii suur, et võiks ikka midagi muud teha. Ja siis tõepoolest Rainer Saks kutsus mind kõigepealt tagasi Välisministeeriumis. Ja ütleme, et sellel hetkel, kui ma sinna maha istusin, ma mõtlesin, et võib-olla sai praegu tehtud nagu vale valik sellel hetkel. Ja siis tuli selline võimalus, aga see on minu elu on olnud niisugune ootamatute võimaluste akten. Mul on tõesti iseenesest väga kena, mul on palju pakutud igasuguseid võimalusi, tihtipeale ka igasuguseid valikuid ja neid tuleb teha konkreetses olukorras ja antud juhul siis oli selline võimalus minna siis Jüri Ratase esimesse valitsusse ja ma ausalt öeldes läksin sinna selles mõttes kerge südamega, et ma teadsin, et see töö, mida mina teen, et see riigikaitse, see peab olema suhteliselt niisugune mittepoliitiline. Et kõige hullem on see, kui me laseme riigikaitse ja tegelikult ka välispoliitika niisugust parteiliste tõmbetuulte valda. Ja mulle tundub, et seda õnnestus hoida nii Savisaare esimeses valitsuses kui ka paradoksaalselt vähemalt kõik see, mis puudutas riigikaitset, oli niisugune raudkindel joon
ka selles siis Jüri Ratase esimeses valitsuses ja minu arvates õnnestus seda mittepoliitilist riigikaitset hoida ka Jüri Ratase teises valitsuses. Ja kui vaadata seda, mis on niisugune üldine poliitiline möll Eestis, ja see oli eriti Jüri Ratase teise valitsuse ajal, siis ma ütleksin, et kõik erakonnad siiski vaikimisi nagu aksepteerisid, et riigikaitse on midagi sellist, mida tuleks nagu silmadera hoida. Tänasel päeval on tegelikult just EKRE väga palju rünnanud niisugust riigikaitse sellist minu arust niisugust üleüldist kokkulepet, seda väga kritiseerinud. Aga üldiselt on see ikkagi pidanud. Meil pole ju kunagi olnud niisugust riigikaitselepet, nagu on näiteks taanlastel või ka rootslastel. Aga on olnud mingisugune vaikiv erakondade vaheline kokkulepe. Nüüd sinna Ratase teise valitsusse minek, jah, ma olen sellest rääkinud ja see oli minu jaoks keeruline otsus. Pidasin nõu ka oma väga lähedaste sõpradega ja lõpuks otsustasin, et ma ikkagi suudan seal seda Eesti riigikaitse kindlust hoida ja ma arvan, see õnnestus. Me peame vaikselt lõpetama hakkama. Aga ma vaatan, et me kappame läbi. jah, nii see on, et kõigest ei jõua rääkida. Tundub, et peame tegema nii, nagu teine tulemine on kahes selles osas, siis meie vestlus võib-olla peab saama ka järje. Aga ma mõtlesin, et ikkagi me ei saa üle ka ümber sellest praegusest olukorrast, et see sinu viimane NATO saadiku aeg, see Vol 3, tegelikult see on alanud ikkagi väga tormiliselt, see viimane aasta on olnud, ja see Venemaa selline täiemahuline rünnak, mis siis meie vabariigi aastapäeval algas Ukraina suhtes, et kuidas sa hindad, et kui hästi me läänena oleme hakkama saanud? No tegelikult see eelmine aasta algas väga tormiliselt NATOs juba selles mõttes, et ühelt poolt ameeriklased tulid meie juurde andmetega, mis kõik toimuma hakkab. Me pidime oma paljusid liitlasi veenma, et tegu on väga tõsise riskiga, ehk siis riskiga, et Venemaa alustab täieulatuslikku, täiemahulist rünnakut Ukraina vastu. Ja teisest küljest Venemaa, kui mäletad, käis välja terve hulga kõikvõimalikke lepinguid. Leping ameeriklastega ja leping NATOga, kus esitati NATOle suhteliselt niisugusi jõhkraid nõudmisi, et NATO peab üldse taganema sellest liinist, mis oli, nagu venelased kirjutas, 97. aasta liin, mis siis oleks tähendanud kas NATO sõjalise infrastruktuuri või venelaste vaatevinklis loodetavasti kogu NATO taganemist siis selle liini taha, ehk siis Ida-Euroopa oleks siis jällegi kuidagi välja jäänud. Et tegelikult alguses see aasta algaski sellega, et me vaidlesime selle üle, kuidas venelastele vastata. Oli ka riike, kes tegid ettepaneku, et võiks pakkuda venelastele mingeid selliseid piiranguid, mitte teha nii palju õppusi piiri ääres, mingid eelhoiatussüsteemid. Õnneks õnnestus kõik see põhja lasta, nii et tegelikult nii NATO kui ka hiljem Euroopa Liidu vastus venelastele oli väga selge, ühene niisugune lääne ühtne positsioon minu arust algaski nende läbirääkimiste kaudu venelastega. Seal räägiti selgeks kõik need põhilised asjad, mille eest me õieti seisame. Ja üks asi, mille kohta öeldi ka väga selgelt, oli see, et piltlikult öeldes Ukrainat me ära ei anna. Kuidas siis see Ukraina toetamine on toimunud? Minu arvates lääs on siin ikkagi väga võimsalt tegutsenud. Loomulikult kõige võimsamalt on tegutsenud ukrainlased ise.
aga lääs, kaasa arvatud Eesti, on ikkagi andnud tohutult relvastust, kaasa arvatud relvastust, mida meil kindlasti ka endal vaja läheb. Aga ma usun, et see on niisugune põhjendatud risk selles mõttes, et Ukraina saatus kindlasti saab kujundama Eesti julgeolekut ja üldse kogu Euroopa julgeolekut väga, väga pikaks ajaks. Kas ma usun, et oleks võinud rohkem teha? Kindlasti oleks võinud rohkem teha. Kui me uskusime, et sõda on tulemas, kas me pidime nii tugevalt alla kriipsutama seda, et me ei kavatse sõjaliselt midagi Ukraina toetamiseks teha. Võib-olla oleks tasunud hoida niisugust strateegilist hägusust just nimelt. Ja ka relvastuse puhul alguses oli see relvastuse saatmine ikka väga ettevaatlik, ainult õlalt lastavad tankitõrjerelvad või sealt siis õlalt lastavad õhutõrjerelvad. Nüüd see on niimoodi samm-sammult on see relvastus läinud üha karmimaks ja karmimaks. Kui me oleksime kohe hakanud saatma tõsisemat relvastust, võib-olla oleks asi olnud, võib-olla isegi juba möödas, tont seda teab. Nii et selles mõttes on siin ka palju tõsiseid õppetunde meie jaoks, aga see sõda ei ole muidugi kaugeltki veel möödas. Aeg on läbi. Ma ei jõudnud küsida presidendivalimiste kohta, aga see on võib-olla järgmise jutuajamise teema, kui meid tagasi siia kutsutakse ühel päeval. Et aitäh sulle, Jüri, selle vestluse eest ja aitäh selle viimase 30 aasta eest, aga sinu töö ja meie kõigi töö veel jätkub, et nagu see viimane vastuski näitas, et teha on palju selleks, et see kõik see hea, mida me saavutanud oleme, et see säiliks ja õitseks. Nii et suur tänu sulle ja tänud ka teile vaatamast.